Tere päevast, minu nimi on Allar Veelmaa. Tänases videotunnis me lahendame ühe riigieksami ülesande ja see ülesanne oli aastal 2016 kitsa kursuse eksamil. 4. ülesanne. Kui te nüüd märkate, siis on tegemist, näete, sellise üsna keerulise ülesandega esmapilgul. Me peame kõigepealt siis ühe avaldise lihtsustama. Näete, päris selline karm avaldis on siin. Ja siis me peame veel lahendama ka ühe võrrandi, nii et 2 asja selles ühes ülesandes ja ainult 5 punkti antaksegi, nii et tööd kui palju, aga punkte justkui eriti ei taheta anda. Nüüd pange oma see video korraks pausi peale ja püüdke nüüd siit nii palju ära teha, kui te ise suudate. Ja kui te olete teinud, siis pange video uuesti tööle. Kõigepealt alustame avaldisega. Siinus poolest piist, siinus 90 kraadi on 1. Ja vaadake nüüd tangens. Tangensiga on see lugu, et nendes avaldistes, kus on tangens, siinus ja koosinus, oleks üldiselt mõistlik tangens asendada. Tangens on siinuse ja koosinuse jagatis. Nii et näete, kui me seda seost teame, siis me siin selle tangens x-i asendame siinus x jagatud koosinus x-iga, nii me teemegi. Nii, siinus 90 kraadi ehk siinus pi kahendik on 1. Nüüd tangensi asendan ja vaadake selle koha peal nüüd, näete, mis siin tekkis, see korrutis. Siin me teeme taandamise peast. Mitte mingil juhul ei tohi siin nüüd midagi maha tõmmata, nii et taandame peast või kui me peast ei taanda, siis me peame kirjutama ühe murrujoone peale. Aga loomulikult võime peast taandada. Seda keegi pahaks ei pane, kuid maha tõmmata ei tohi. Nii et näete, siinused peast taanduvad, koosinuse ruut jagatud koosinuse kannab meile koosinuse. Ja tulemuseks saame 1 miinus koosinus x, meil on vastus käes. Me oleme selle avaldise lihtsustanud. Muide, spikker, näete, oli ka tegelikult olemas. Et kui oleks hästi hoolega kohe algul vaadanud seda funktsiooni graafikut, siis oleks märganud. Me peame lahendama võrrandi. 1 miinus koosinus x võrdub 1-ga. Nii, teeme siin nüüd hästi pikalt, näete, viime selle 1 üle. Paremale poole saame 0, miinus koosinus on 0, järelikult ka koosinus on 0. Ja nüüd, kes on õppinud trigonomeetrilist võrrandit lahendama niiviisi, kasutab lahendi valemit, siis saab kirja panna, et x on pluss miinus pool piid pluss 2 n piid, kus n on mis tahes suvaline täisarv. Nüüd ma panen siia teile kirja ka selle lahendi valemini, et seda lahendi valemit võiks peast teada. Loomulikult saab ka ilma hakkama. Nii et näete, pluss miinus arkus koosinus pluss 2 n pi. Ja n on siis suvaline täisarv. Nii et me saame siis siit lahendid ja vaadake, nüüd anname n-ile väärtuseks 0. Kui anname n-ile väärtuseks 0, saame siit 0 ja siit saame pluss miinus pi kahendikku. Aga miinus pi kahendik meile ei sobi. Nii. Miinus piis, näete, sulg on puudu, paneme sulu ära. Nii, sobib ainult pluss pi kahendik, sest miinus pi kahendik on lõigust väljas. Vaadake, meil on lõik, näete, 0-st 2 piini. Et me ei tohi võtta neid lahendeid, mis siis tegelikult sellesse vaadeldavasse lõiku ei kuulu. Nii et 1 lahend on käes, pool piid. Nüüd, kui n-ile anname väärtuseks 1, vaadake, siis tuleb pluss pi kahendik pluss 2 piid ja miinus pi. Nüüd sobib ainult miinusega variant. Saame 1,5 piid kokku. Sest kui me võtaksime plussiga, siis me saaksime ju 2,5 piid, aga see läheb jälle nüüd meie lõigust välja. Nii et näete, me saime siis 2 lahendit. Saime pi kahendikku ja 1,5 piid või siis 3 pi kahendikku. Ja selle võrrandi lahendid on siis pool piid ja 1,5 piid. Või siis kraadi mõõdus võib ka anda, nii et kuidas te soovite,
kuid läbisegi kindlasti ma ei soovita anda, et radiaanides ja kraadides niimoodi ei ole kombeks. Nii et me oleme selle avaldise lihtsustanud ja võrrandi lahendanud. Me võime seda teha ka joonise abil, et ei pea üldse lahendivalemit kasutama. Näete, meil on siin funktsiooni graafik on antud ja näete, meil on antud siis, et see peab võrduma 1-ga, nii et joonestame sirge, Y on 1 ja vaatame ära mitmeks vaheks meil see 0-2 piini see lugu siin jaguneb. Loeme ära, me saame teada, mitu kraadi on siis see 2 kriipsu vahe, nii kraadidega on meil peast kasulikum või lihtsam arvutada. Nii et 3 vahet on ilmselt meil, näete, siis seal 90 kraadi. Näete, 1 lahend on meil seal ja loeme nüüd vahesid edasi rahulikult. Näete, selle koha peal on siis meil pi, no see pi tuli küll väga rasvane, siin aga pole hullu, punkte antakse sellest vähem, nii et las siis pi olla rasvane. Seal on meil 1,5 piid ja näete, pool piid on meil siis, noh, pliiatsi teeme natukene jälle mõistlikumaks, vahepeal läks see kiri meil natuke hästi jämedaks siin. Nii et näete, selle koha peal on siis 0,5 piid ja selle koha peal on 1,5 piid, nii et seal, kus see funktsiooni graafik lõikub, siis sirge Y on 1. See on lõikepunkt ja näete, lõikepunkti X koordinaadid on siis lahendid. Täpselt samad lahendid, mis me saime siis siin võrrandi lahendamisel. Nii et valite kas siis ühe või teise lahendamise meetodi, täpselt nii, nagu te ise siis heaks arvate ja õigeks peate. No õiged on loomulikult mõlemad. Nii et näete, avaldis oleme ära lihtsustanud ja võrrand on meil lahendatud nüüd 2 erineval viisil. Nii et ülesanne on sellega lahendatud ja ega siin mul enam rohkem midagi lisada polegi, nii et ongi tõepoolest täitsa lõpp ja kohtumine järgmises tunnis. Kõike head!